Tervitus, minu nimi on Maarja Karro, olen kinnisvaramaakler olnud juba pea 24 aastat ja selles videos räägime sellisel olulisel teemal kui rahvasuus tuntud kinnisvara varjatud puudused. Tegelikult professionaalid kasutavad loomulikult väljendit lepinguobjekti lepingule mittevastavus. Vaata seda videot kindlasti, kui sa mingil põhjusel peaksid otsustama või mõtlema, et äkki soovid iseenda kinnisvara müüa. Minu soovitus on sulle kindlasti konsulteeri enne oma isikliku apteekriga või kinnisvaramaakleriga ja tee otsus alles peale seda ja peale seda video vaatamist. Lepinguobjektile, lepingutingimustele lepinguobjekti mittevastavus. See on viimastel aastatel muutunud niivõrd suureks teemaks. See on selline teema, mis ka kogenud kinnisvaramaaklerid paneb juukseid kakkuma ja ajusid ragistama. Kuidas viia läbi kinnisvara müügiprotsess niimoodi, et enda kliendile oleks see võimalikult turvaline? Ja lähme siis sellesse teemasse edasi süvitsi sisse. Mis teeb selle lepinguobjekti mittevastavuse, lepingutingimustele mittevastavuse küsimuse nii keeruliseks? Kui ma lähen alguses esmakohtumisele, objektile, kliendiga kohtuma ja arutama võimalikku vahendust, siis tihti on ostjatel, tihti on müüjatel juba ukselt mulle hõikavad: Maarja, ma ei taha midagi vastutada, ma räägin kõik ausalt ära, ma ei varja mitte midagi, ma ei taha pärast mingeid jamasid, et ma ei varja midagi. Ja loomulikult see teema on niivõrd üleval, et keegi ei taha hiljem ostjate nõudeid saada, et mingi asi siis ei ole vastanud sellele, mida siis nemad eeldasid, et vastab. Ja nüüd jõudsime asja tuumale natukene lähemale. Olgu vahemärkusena siin veel öeldud, et selles videos räägin enda praktikat, enda kogemust ja enda isiklikku lähenemist sellele teemale. Ja nüüd jõuame kõige tähtsamale kohale selles teemas. Mida ostjad eeldavad, et nad ostavad? Kui mul klient ütleb mulle, et ma ei varja mitte midagi, mul on korter väga heas seisus, ütleme heas seisus, et ma ei varja midagi, kõik töötab, kõik toimib, siis probleem tekib sellest, et ostja võib eeldada midagi muud. Ostja arusaam heast seisukorrast on hoopis teine kui sinul. Ja see ongi kõige olulisem asi, mida selle teema juures mõista. Kui sina eeldad üht, siis ostja eeldab teist, ja kui ostja eeldas, et mingi asi oleks pidanud tema arvates olema paremas seisus, siis ongi kohe võimalus temal esitada nõue, et sa varjasid tema eest seda konkreetset asja ja tema sai aru, eeldas, et sul seal korteris mingi asi on hoopis paremas seisus, kui tegelikult oli. Ja nüüd on üks suur küsimus, et mida siis see ostja näiteks siis konkreetselt sinu kinnisvaraobjekti kohta eeldada võib. Ega ta ju ei pruugi sulle seda öeldagi, mida ta eeldab. Aga sul tuleb mõelda selle peale, et mida ta võib eeldada. Kui sa näiteks ütled, et sinu korter on heas seisukorras ja remonditud alles äsja aasta aega tagasi näiteks, siis mida sellise jutu peale ostja võib eeldada? Ja siin tuleb nüüd mängu ehitusseadustik. Ja kui müüa mingit kinnisvara
mida on renoveeritud, remonditud vähemal või suuremal määral, siis müüja peab võtma aluseks selle, et ostja eeldab, et kõik on nii, nagu seaduses kirjas. Ehitamisele on väga-väga ranged nõuded. Ka elementaarne enda korteri või maja väiksemgi remontimine on tegelikult väga rangelt ehitusseadustikus reguleeritud. Seal on tohutult nõudeid, tohutult standardeid, millele peab ehitamine vastama. Ehitamine peab olema teostatud hea tava kohaselt. Ma ei hakka seda teemat lahti lahkama, see ei ole selle video teema. Kuid me peame võtma aluseks müüjad ja mina kui kinnisvaramaakler, müüja esindaja, et ostja võib eeldada ja eeldab, et müüdav kinnisvaraobjekt ja seal selle seisukord ja seal tehtud remont vastab kõikidele standarditele, kõikidele nõuetele, mis ehitamise hea tava ette näeb. Ja kuidas nüüd selle teadmisega siis edasi liikuda ja mida siis tuleb arvesse võtta, kui nüüd hakata enda kinnisvaraobjekti kirjeldama, siis 99,99% minu kogemuse järgi ei ole mitte ükski remonttöö tehtud ehitamise hea tava kohaselt. Otsi seadusest üles, mida tähendab ehitamise hea tava ja sa saad kohe aru, et kas sinu kodus tapeedi vahetus või seina värvimine ei ole tehtud hea tava kohaselt. Standardid, nõuded, sertifikaadid ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis teeb nüüd selle kinnisvara müügi ja kinnisvaramaakleri töö eriti väljakutsuvaks, on see, et kui nüüd visata ostjale õhku selline väljend kui ehitamise hea tava ja see korter, mida sa osta kavatsed, ei ole remonditud ehitamise hea tava kohaselt, siis see on juba selline väljend, mis tekitab ostjas väga palju küsimusi ja vaata, et ta veel objektilt ära ei jookse. Sest objekti kirjeldus tema seisukorra kohta, selle seisukorra kohta peab olema ju kokku lepitud ostjal ja müüjal omavahel. Nad mõlemad on nõus, et see objekt sellises seisukorras on, nagu ta on. Ja kui nüüd müüa heas seisukorras, väga heas seisukorras korterit, maja, mis ei vasta ehitamise hea tavale, kus ei ole järgitud standardeid, nõudeid, siis kuidas sellist aspekti serveerida ostjale, et see on väga viimase peal asi, kuid ma ei tea, mul ei ole siin projekti elektrikaablite vahetamise kohta või siis mingi torupõlve sertifikaati sulle anda, et mis torujuppi ma kasutanud olen. Ja siin ongi ainult üks lahendus, tohutu selgitamine. Ja maakleri töö raskuspunkt ongi tegelikult liikunud objekti seisukorra ostjale selgitamisele ja seda veel sellisel viisil, et ostja ei loobuks seda objekti ostmast, mis on tõeline. Ma ei teagi siin ausalt öeldes head väljendit öelda. Ma ei oska sul nõu anda, kuidas sa objekti kirjeldust peaksid täpselt serveerima ostjale, kui sa kinnisvara ise müüd. Mind maaklerina sellises kohas aitab ainult kogemus. Kuidas mida rääkida ja oskus põhjendada, miks müüja tahab, et mingisugune
lause, lõik, selgitus objekti seisukorra kohta lepingu kirjeldusse sisse läheb. Ja see ei ole niisama mööda minnes ostjale rääkimine. See on korduvalt erinevatel teemadel suhtlemine ja selgitamine ja üldse seadusandluse selgitamine ja antud olukorra selgitamine. See olukord lihtsalt on selline, kus müüjal tuleb objekti detailselt kirjeldada ja ma pean aru saama ja veenduma, et ostja saab sellest objektist samamoodi aru kui müüja. Ja ma ei näe siin mitte mingit muud lahendust kui objekti detailne kirjeldamine. Ja siin võib kindlasti minna väga pikaks need objekti müügikirjeldused. Ja loomulikult tore on, kui sa tead detailselt, milline sinu kinnisvara on, aga näiteks kui sa ei tea, ei ole ise seda remontinud, oled selle ostnud, keegi teine on seda teinud. Sa ei tea, mis on seina taga, sa ei tea, mis on kipsi taga, lae taga, kuidas midagi tehtud on. See teeb selle objekti kirjeldamise ülimalt keeruliseks. Ja millest me siis räägime selles rahvasuus levinud väljendist varjatud puudused? No näiteks, kui sa ei ole järginud ehitamise head tava ja sa ei ütle seda ostjale, siis järelikult sa oled seda ostja eest varjanud. Tahtlikult, teadlikult varjanud. Ja vaatame korraks seda olukorda ka tegelikult ostja seisukohast. Et see asi ei ole ainult nii ühekülgne, et ainult müüjad on siin sellised, kuidas nüüd öelda, nõrgem pool või suurema riski all. Vaatame olukorda näiteks, kui müüja ütleb, et tõesti, tal on väga heas seisukorras maja. Kõik on viimase peal tehtud korras. Ja ostja eeldab, et mina ostjana eeldaks, et tõesti, ju siis on. Ju siis kõik vastab nõuetele, kõik on vastavalt standarditele tehtud, nii nagu peab. Iga ehitusmaterjal, detail on valitud nii nagu peab, vastab sertifikaadile, paigaldatud vastavalt juhendile, projektile. Ja ma maksan selle ja ostja maksab selle eest sellise hinna, et kus ta on arvestanud, et kõik asjad on korras. Ja kui hiljem selgub, et ei ole päris nii, nagu müüja lubas, ei ole projektile vastavalt, nõuetele vastavalt midagi tehtud, kusagil on valesti tehtud, siis tegelikult kui ostja oleks seda ennem teadnud, siis ta ei oleks selle objekti eest enam seda hinda maksnud tõenäoliselt. Ja see ongi nüüd üks hilisemate nõuete argument, et lepingu objekt ei vasta lepingu tingimustele. Et kui ma oleks ostjana teadnud, et see asi on, puudus on olemas, poleks ma seda hinda maksnud, oleks maksnud mingi summa vähem ja seda summat siis ostja saabki hiljem müüjalt nõuda, kui ta siis selle ära põhjendab. Et kunagi ei ole asi ainult ühepoolne, et kui ikkagi et müüja peab ikka väga täpselt kontrollima ja vaatama, mida ta oma objekti kohta räägib. Ja kui ikkagi kirjas on, et kõik on viimase peal korras ja et elektrikaablid on kõik vahetatud, siis olgu ikka ka nii olla, et kõik on korrektselt tehtud. Et vastasel juhul on see valeinfo ja tahtlik valeinfo andmine. Ja selle teemaga, et 99,9% kinnistutest müüdavast kinnisvarast ei vasta seal teostatud ehitus- ja remonttööd ehitamisel heale tavale ja standarditele ja nõuetele, tekitab väga palju kurioosseid olukordi. Kui nüüd väga heas seisukorras kinnisvara müügil selline aspekt lepingusse välja tuua ja ostjale on ilusti kõik ära selgitatud ja ostja saab aru, et jah, tõesti näed, et ei olegi sul ehituspäevikut selle kohta, et vahetasid seal tapeeti või mingisugust
torujuppi või elektrikaablit. Et ma saan aru, et mulle sobib see, et ma saan aru sellest olukorrast. Siis kes sellest ei pruugi aru saada, on pangad, kellelt ostja soovib laenu saada ja antud ostetavat kinnisvara tagatiseks panna. Minu enda kogemuses on mitu ära jäänud tehingut lausa notari laua taga, kus panga esindajalt on tulnud info ja kõne müüjale, et sellises vormis objekti kirjeldust ei aktsepteeri, et sellist objekti me tagatiseks võtta ei soovi ja ostu ei finantseeri. Ja olen kuulnud ka teistelt maakleritelt, et ka neil on sarnaseid olukordi esinenud küll ja küll. Küsimus muidugi pankadele on see, et nende ju see alusdokument on eksperthinnang antud kinnisvara kohta, et kus nad peaksid siis saama põhjaliku ülevaate antud objektist, mida nad siis tagatiseks neile siis pakutakse. Ja siis selle põhjal otsustada, kas tagatis sobib või ei sobi. Ja loomulikult ei tohiks ju nad ette kirjutada, mida müüja enda objekti seisukorra kohta avaldab, kuidas ta kirjeldab oma objekti, müüdavat korterit või maja. Siin tuleb nüüd mängu järgmine keeruline teema, hindamisaruanded, eksperthinnangud, mida siis hindajad koostavad. Ja olen ka hindajatega sellel teemal suhelnud ja see on samuti ülimalt keeruline teema. Et hindajatel on kinnisvaraobjekte väga keeruline hinnata. Nad kasutavad võrdlustehinguid, neil on info olemas tehtud tehingute kohta, kuid neil ei ole infot tehtud tehingute objektide täpse detailse seisukorra kohta. Ja nüüd, kui koostada eksperthinnang äsja renoveeritud kinnisvarale, kus ehitamise head tava ei ole järgitud ja saab välja tuua rida puudusi, ei ole projekte, auditeid, sertifikaate, nõudeid ei ole järgitud, siis nende silmis ei saa see kinnisvara olla sama väärtuslik kui näiteks ajaloos tehtud kinnisvaratehing, mis tegelikult tõenäoliselt oli samas seisukorras, kuid mille kohta teil tegelikult info puudub. Sul võib-olla on nüüd tekkinud küsimus, et kas siis ei saa lepingusse niimoodi kirja panna, et sa müüjana ei vastuta mitte millegi eest. Ja tegelikult seadus lubab ostjale müüjal seda ju omavahel kokku leppida küll. Et vastutust saab piirata või täielikult välistada. Saab piirata ajalist vastutust, ei ole 3 aastat, on lühem aeg. Saab raha summalist vastutust määrata, et kindlalt mingi piir panna. Saab täieliku vastutuse välistuse teha. Aga siin on 2 aga. Üks aga on see, et ostja peab sellega nõus olema. Ja siin võib jällegi vastavalt olukorrale ostjaga läbi rääkida. Kui sina müüjana soovid mingit sellist välistust sisse panna, siis ostja kindlasti tõenäoliselt võib soovida hinnaalandust. Ja teinekord võib selline kompromiss olla väga hea lahendus. Ja teine aga on see, et kui ostja ikkagi ära tõestab hiljem, et müüja tahtlikult varjas tema eest mingit puudust, mis müügi hetkel ja üleandmise hetkel olemas oli sellel kinnisvaral, siis ikkagi see välistus ei kehti ja ostjal on ikkagi õigus nõudeid esitada. Ja minu info kohaselt isegi 10 aastat. Et kui on tahtlikult, teadlikult, pahatahtlikult midagi varjatud. Ja selles videos puudutatud teema on minu isiklik kogemus, isiklik praktika, isiklik järeldus asjadest ja kuidas mina asju teen. Ja loomulikult selles videos sai puudutatud mingit osa sellest teemast üldse, et
neid tahkusid ja nüansse on väga palju, mitte ainult remondi seisukord ka, vaid mis iganes kõik objekti ümbrus, naabrid ja neid tegureid, mis võivad mõjutada kinnisvara hinda ja ostja arusaama ja mida müüja ka võib varjata, siis neid on kindlasti kõvasti rohkem. Ja mis ma lõpetuseks sulle ütlen? Kui sa oled selle video ära vaadanud, konsulteerinud oma apteekriga, oma maakleriga, oma naabrinaisega, oma parima sõbraga ja otsustad ikka oma kinnisvara müüa, siis tee põhjalik objekti kirjeldus, detailne, iga olulise nüansi kohta, kuidas hoone ja ka kogu kinnistul paiknevad rajatised, kaasa arvatud kanalisatsiooni veetrassid, on ehitatud, millistele tingimustele nad vastavad. Ja kui sa oled selle ilusti ka ostjale ära põhjendanud, miks sa tahad, et see niimoodi kirja läheks ja et see niimoodi on ja ostja ka aktsepteerib seda ja ostja pangale ka see sobib ja eksperthinnangu hinnad ja väärtused ka tulevad sellised, mis kõigile osapooltele sobib. Ja kui notar selle ka kõik ilusti lepingusse sisse paneb, nii nagu te olete osapooltena kõik kokku leppinud, siis võid sa proovida kinnisvara omal käel müüa. Garantiisid ei ole, garantiisid ei anna ka maakler, kuid head maaklerid seisavad alati selle eest, et nende klient oleks maksimaalselt kaitstud tulevikus võimalike potentsiaalsete nõuete osas. Selleks käime me maakleritena pidevalt koolitustel ja meil on tohutu praktika elust enesest. Ma tänan, et sa seda videot vaatasid. Ma ei tea, kas see tegi sulle teema selgemaks või keerulisemaks, kuid loomulikult, kui sul on küsimusi, kirjuta mulle mario@mariovarra.ee. Kommenteeri see video alla, pane like, kui meeldis, jaga sõbrale. Ja veel kord, tänan vaatamast, edukaid kinnisvaratehinguid ja näeme objektil ja uutes videotes. Tšau!